Kuuma suvepäeva kõige glamuursemale üritusele. Ameerika Ühendriikide iseseisvuspäeva puhul korraldatud pidustustele, kus Eesti liitlasi hea maitsta hamburgeritel ja muul rämpstoidul. Ameerika Ühendriigid saavad täna 234-aastaseks ning sel puhul korraldas Ameerika suursaadik Eestis Michael Port uhke vastuvõtu ligi 1000 inimesele. Et punane on üks Ameerika lipuvärve, leidus seda, nagu ka Eesti lipuvärve sinist ja valget, nii daamide kostüümides kui ka peopaiga dekoratsioonides. Külalisi tuli kohale kõikidelt elualadelt, poliitikutest akadeemikuteni, meelelahutajatest kirikuisadeni. Tuldi suisa peredega. Ameeriklaste iseseisvuspäev on alati olnud selline hästi peresõbralik, et siin on teisigi, kes on väiksed lapsed kaasa võtnud ja on alati nii olnud, et see on selline mõnus piknik ja tore koht, kuhu pühapäeval kogu perega tulla. Kellaaeg ei ole just ka kõige hilisem, nii et selles mõttes on lapsega võimalik alati tulla siia. No, väikesele neiule meeldisid väga need tiivikud, mis seal olid välja pandud. Ja meile isegi lubati üks kaasa võtta, aga öeldi, et suured inimesed ei või võtta kaasa. Nii mõnigi kutsutud külaline ei olnud aga mitte üksnes Ameerika-meelne, vaid võis end suisa poolenisti ameeriklaseks pidada, nagu Ameerika kodakondsusega Marianne Kelam. Mina olen õnnelik inimene, kes saab kahe riigi puhul tunda uhkust ja rõõmu ja muret, et kaks lippu, kes toovad pisari silma ja kaks hümni, kus ma saan ka kaasa laulda. Peaminister Andrus Ansip saabus pidupäevale 3 veetleva tütarlapsega, mis tekitas pressi seas parasjagu elevust. Kes teil täna saatjaks on nii veetlevad noored daamid? Tütar ja tema klassiaed. Nad lähevad tunni pärast lennukile, et lennata Torontosse Jõekääru suvelaagrisse. Kuid kas tervislikku eluviisi pooldav papa Ansip lubab oma tütrel saatkonnapeol pakutavaid hamburgere süüa? No vaat ei ole mina see, kes ütleb, et Big Mac pole tervislik. Tüdrukud ainult Big Maci pärast siia tulidki. Tõepoolest, sellel aiapeol püstitati ka ilmselt Eesti hamburgeri ja hotdogi küpsetamise rekord nii lühikese aja jooksul nii suurele seltskonnale. Ehtne Ameerika menüü. Ja hetkel siin on näha valmivad burgerid, sarnased küll Big Macile, kotletid, otse Ameerikast ei ole kasutatud Eestimaa toorainet, on kasutatud Ameerika toorainet sellel korral. Tooraine saabus erilennukiga siis? Erilennukiga toodi kohale. Seda Ameerikast spetsiaalselt kohale lennutatud liha võisid külalised peatselt proovida, kuid enne saabus vastuvõtu pidulik osa, mis algas lippude sissemarsi ning Eesti ja Ameerika hümni laulmisega. Maarja-Liis ilusa esituses kõlas Ameerika hümn sedavõrd võimsalt, et aplaus ei tahtnud lõppeda. Lauljannal endal on samuti Ameerikas elamise kogemus, nii küllap lauliski Maarja südamest. Härli ja mina oleme vaimustuses, et te saate meiega ja läbi meie ka kõikide teiste ameeriklastega ühineda sellel rõõmuluhkel päeval. Suursaadik Michael Porti jaoks oli see aga esimene kord 4. juuli iseseisvuspäeva Eestis tähistada, mis on seekord traditsioonides teistmoodi. Looking forward to fireworks, which occur after dark. But it's a little hard to do fireworks here because it gets dark so late. So we're celebrating in the middle of the day today. And we wouldn't be wearing suits and dresses. We would be wearing shorts and t-shirts. Ning siis oligi aeg tohutu suur 125 kilo kaaluv Ameerika teemaline maasika vahukoore tort lahti lõigata ning asuda hamburgere sööma. Härra Kangro, te olete nii suur mees, kas üks hamburger on liiast või niisugune mõnus vahepala? Tänan küsimast. Sõin liha vahelt ära ja jätsin saia järgi. Meil on Rotaris nimelt uus president ja presidendil on idee, et iga mees peab vähemalt 5 kilo alla võtma, nii et jääb ära saia söömine. Minule hamburgerid väga maitsevad, eriti meeldivadki mulle sellised õiged värskelt tehtud hamburgerid, et kõik on ilusti värskelt vahele pandud. Kui hamburgeridest ja hotdogidest ning sellest imemaitsust tordist pole ikka veel kõht täis saanud, siis saab iga külaline kaasa võtta siit ka ühe McDonaldsi piruka. Õdus piknik džässmuusika saatel uhkete Ameerika autode keskel jätkus veel pikalt.